Tallinnasse mere äärde täpselt lennusadama kõrvale ehitatakse uut loodusmaja. Õigemini kerkib sinna 3 hoonet, kuhu kolivad nii loodusmuuseum kui ka näiteks Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur kui ka Keskkonnainvesteeringute Keskus. Kui ametite uksed jäävad külastajatele suletuks, siis loodusmuuseum ja selle näitused ootavad huvilisi juba 2027. aasta alguses. Siin kompleksil on 3 hoonet, igas hoones on natukene muuseumit, jah? Põhimõtteliselt on muuseumit tõesti igas hoones natuke ja üks hoone on siis täiesti muuseumi päralt. Eesti kusjuures on tõeline muuseumirahvas, et meil on ligi 200 muuseumit ja meil on 2-3 miljonit muuseumikülastust aastas. Ehk siis kuna ka meil juba praegu Loodusmuuseumis Laial tänaval, mis on põhimõtteliselt väike tubamuuseum, käib circa 50 000 inimest aastas ja me näeme, et tegelikult võiks ju rohkem vastu võtta, aga lihtsalt ei mahu, siis tegelikult siin me avamegi sellise 20 aastat oodatud ja pikalt planeeritud loodusmuuseumi. Jõksil on rõõm, et nüüd saab külastajatele näidata ka neid kogusid, mis varem ruuminappuse tõttu kõrvale jäid. Kui te olete pileti ära ostnud ja jõudnud siia, siis esimese asjana tõenäoliselt te märkate, et seal selle muuseumi hoone katusel on kivid. Ja need kivid ei ole juhuslikult, need kivid jäävadki sinna ja need kivid on siit maa seest leitud. Need on jäänud jalgu, aga neil on väga eriline otstarve. Ja nad peavad olema selle katusel sellepärast, et kuna see katus on väga suur ja kaldu, et siis ta peab tasakaalustama siis ka näiteks talvel kogu seda lund, mis sinna peale sajab ja võib selle katuse väga raskeks muuta. Nii et nad on täitsa asja pärast seal. Peauksest sisse tulles vasakut kätt on üks väga eriline tuba. Praegu siin ehitustööd käivad, aga muuseumi direktor ütles, et tema tahtis ka väga loodusmuuseumis mingisugust elusnurka, et oleks loomi. Aga mis on siis need loomad, keda ei ole mitte üheski Eesti muuseumis veel? Õige vastus on kilgid ja siia tuppa tuleb siis 1000 kilke. Kuulsite õigesti? 1000 kilke. Kõik 3 maja on maa alt ühenduses. Seal on suured ruumid, mida hakatakse välja rentima konverentsideks ja kus pannakse püsti ajutisi näitusi. Kokku on 3 maja peale enam kui 24 000 ruutmeetrit pinda. See on peaaegu 2 Lilleküla staadionit. Ja kuigi põrandapinda on niivõrd palju, siis kasutatakse ikkagi arukalt ära ka lagesid ja seinasid. Natukene sissepääsust edasi laiub üks suur sein, mis praegu on tühi, aga siis kui loodusmuuseum avatakse, siis selle seina peal hakkavad kasvama seened. Kujutate ette, kogu see sein on siis täis seeni ja kusjuures need pidid olema säärdused seened, mida sa võitsid põhimõtteliselt võtta ja süüa ka, aga nagu me teame, muuseumis eksponaate siiski ei puuduta. Lisaks seeneseinale ja kilgitoale on peamajas ka püsinäitus, kus on Eesti ja välistaimestik vohamas, näiteks leiavad maja aatriumis oma kohaga oliivipuud. Need laed maast laeni on 21 meetrit selle maja kõrgus ja mis tähendab siis ka üksiti, et siia mahub päris mitu silda, kus saavad inimesed üle käia. Kuigi külastajad ei saa nüüd siin käia, kus mina praegu olen, siis ma ütlen, et see vaade siit on hunnitu ja õnneks teil on võimalik seda TV3 uudiste kaameramehe silma läbi kogeda. Loodusmaja pidi olema tehtud puidust, see oli hankesse sisse kirjutatud. Selle 54,3 miljonit eurot maksnud hanke võitis Nordecon. Kui lihtne või vastupidi keeruline on siis puidust ehitada, ega kui sa siia sisse astud ka külastajana siis aastal 2027, siis kohe torkavad silma need meeletult kõrged laed ja need puidust võlvid. Jah, see, mis meil siin selja taga on, et see ongi dokijoone ja eks ütleme, et kõige suurem väljakutse võib-olla siin ongi olnud nende dokijoone kaaristu projekteerimine, et kõik see ju arhitekti sellised 3D ilusad joonised tuli insenerid jõuga siin panna sellisele kujule, et masinad sellest aru saaksid, et juba see mastaap ja maht tegelikult on väga võimas, et mis natuke võttis põlve värisema, aga me oleme sellised sportlikud tüübid, et saame hakkama. Aga ma võib-olla ühe näite tooksin, et siin samas selja taga on ka selle suure kaaristu nagu ees, et siia tuleb selline klaasfassaad, mis tegelikult ripub selle ülemise puitkaare küljes. See fassaad kaalub, ütleme, circa 40 tonni, kui sellest ja siis selle avakõrgus on siin 21 meetrit. Lihtsustatuna öeldes ripub see 40-tonnine klaassein nagu pesunööril.
Selle vahega, et väga tugev tuul võib puhtapesunöörilt ära viia, aga seda klaasseina ei liiguta tuuleiil kuskile. Ehitaja annab loodusmaja üle 2026. aasta suvel, kuid külastajatele avatakse kompleks 2027. aasta alguses. Pärast ehitustööde lõppu näeb Eesti suurim puitmaja välja selline.